Indrek, endine ministeeriumi ametnik, on olnud depressiooni küüsis alates sügisest, mil ta koondati. No kui ma selle ministeeriumis selle koondamisteate sain, siis esialgu ma katsusin seda mõistusega nagu võtta, et ma tean, et keegi peab ju ohvriks tulema. Et see on šokk ja see šokk ja kus see šokk mujal avaldub, kui just enda peal, just oma organismis. Ma hakkasin nagu näiteks tunnetama oma südant ja sellest tekkis hirm ja paanika. Ja sellel paanikal on vaja mingisugust lahendust. Ja ma saaksin enda selle füüsise nagu ennast unustama panna. Ma ei mõtle selle peale kogu aeg. Ma ei räägi unehäiretest ja kõigest sellisest asjast. Indrek läks sel talvel Mr. Mesi teraapiasse. Ta tahab tagasi saada oma kadunud enesehinnangu läbi jõutreeningu. Nii õpilane. See on pipar. Must pipar. Iga trenn algab pipraga. Ta teeb ainult sul head. Ja äratab sind hommikul ülesse. Ära karda. Tead mind tead. Kõik sa viilid. No vaat see masu toobki inimesi saali, kellel nagu enesehinnang on väga madal. Siis nad tahavad leida mingit lahendust. Miks minna psühholoogi juurde, parem tulla saali trenni teha. Psühholoogi juurde minna, see on just nõrk inimene läheb sinna. Trenniga eritub su organism, endorfiin, see on hea oluhormoon. Et sa lihtsalt ainult trenni tegemises tunned sükest kaifi. Kalle on endine meelelahutusärimees, kelle firma läks majanduskriisi tõttu pankrotti. Otsides lahendust depressioonile, sattus ta sügisel Mr. Mesi juurde. 2 kuud on tema teinud. Tulemust on juba näha. Väiksed viimased kordused, pingutused. Kuidas see läheb? Hästi. Hästi läheb. Raske on sisse elada, see on loomad. Kuu aega ikkagi läks ikkagi sisseelamiseks, nüüd on nagu juba selline. Et varsti sina hakkad täitsa mõnuga käima. Jah, et midagi tunned, et on puudu, kui trenn vahele jääb, et paha on olla. Ta annab lihtsalt parem enesetunde trenn. Ja kui on parem enesetunne, siis hakkad nagu maailma ka nagu veidi positiivsemalt nägema ja vaikselt treenid omale nagu sellised roosad või kollased prillid ette. Vaim ja füüsisk kõike tuleb treenida. Aga saal ongi siuke asi, kus sa käid siin ära, kui on mingid mured, siis kaavad sul ära. Igal asjal on lahendus elus tegelikult. Inimesed tänapäeval mõtlevad liigi üle oma asja. Kui me elatist teenin, siis ta ongi tegelikult business. See on huvitav, protsessi on huvitav näha ja see on minule kasulik ja ka kliendile kasulik. Nüüd, kus ma olen paar päeva seda teinud ja ma näen, et ta on tore ja soe inimene tegelikult. Mul ükskõik see füüsiline jama, eks ole, tähendab, et eks ma natukene nagu teatava põlgusega sellesse füüsilisesse jamasse nagu suhtun. Aga on inimene, kes annab sulle nagu, kas või 8-3 kuuks mingisuguse perspektiivi ja ka selle, et sellel on otsene nagu tulemus. Mu keha saab ilusaks. No mis sa mõtled? Kopp ees või? Kopp. Ma
ma ei näe naeratust näol. Kohe tuleb. Ei tule. Varsti tuleb suvi ja siis teeme muid asju ka. Jah. Lähme mulle maakodusse seal mesilased ja põdrakanep ja nõgesid. Et enne trenni vihtame nõgestega, sööme nõgesid, sööme põdrakanepit ja laseme mesilassutse endale nõelata. Aasta pärast on su kõht nagu radikes. Mis tähendab radikes? Nagu radikes näeb välja. Viimane pingutis! No tee! Kas on mõne? Noh, kuidas on? Mine sa eest tuleb. Okei. Ma kutsun seda tööks, sest see on töö. Töö, mis me härra Mesiga nüüd nagu ette oleme võtnud, see võiks välja viia nagu selleni, et ma saavutan sellise seisundi, sellise tasakaalu. Ja ma usun ise, et tulevad õiged juhused, tulevad õiged momendid ja ma loodan, et see on ühe suure asja hakkus.